Tere tulemast! Täna me teeme siis sellise vahva asja nagu veepäev, Peldiku seminar ja millest see asi alguse sai. 4 aastat tagasi me otsustasime, et me teeme veepäeva, sest me oleme siin puhta vee teemapargis ja täna ma näitan teile, kuidas ka vesi leiab siis oma teekonna, näiteks Tallinnasse. Ja muidugi tallinlased peavad meile väga tänulikud olema sellepärast, et kui me siin maha pissime, siis 2 kuu pärast on see vesi teie joogilaual Ülemiste järvest ja väga piinlik oleks teile pakkuda halva kvaliteediga vett. Ja sellepärast me otsustasime siin, et me hakkame ka rääkima sellisest asjast nagu Peldikust. Ja Heiki Pärdi räägib teile kindlasti sellel teemal, kuidas Peldiku ajalugu üldse Eestimaal tekkis. Enne seda käidi ka kuskil, aga see ei olnud üldse Peldik. Nii, aga meie esimene selline mees, kes meile ütleb tere, on siis Indrek Jurtšenko ja tema esindab meil Tapa vallavalitsust. Tere! Mina olen Indrek, tulen Tapa vallavalitsust, tegelen igapäevaselt kultuuri ja spordiga, puhta veega, mitte nii palju kuigi poisikese põlves või õigemini noormehe põlves, kui ma olin 15-16 ja käisin Kadrina koolis. Osalesin projektis Baltimere projekt ja mul oli eraldi individuaalne veeuuringu projekt, kus ma uurisin siis sadevett ja uurisin ka Kadrinast läbi looklevat jõge, mis läks mööda ka Flora tehasest, mis paraku ei olnud väga puhas teatud kohtades. Ja uurisin seda nii mitmest kohast siis Kadrina juurest, Flora tehase lähedalt ja siis Tallinn-Narva maantee äärest ka, kus ta sealt kenasti viadukti lähedalt edasi volksas. See oli huvitav projekt, 1,5 aastat kestis, ettekande sai teha ka Rootsis, nii et puhta vee teemaga ma olen isiklikult kokku puutunud, aga jah, tõesti väga ammu. See vahva päev on väga tänuväärne. Priiduga ma olen täpselt kohtunud füüsiliselt 2 korda ja nii naljakas kui see ei olegi järjest nädalatel, nii et hakkab harjumuseks saama vaikselt. Ja on plaanis 1 koma teist teha veel. Aga tänaseks päevaks soovin mitte ainult Tapa vallavalitsuse poolt, vaid ka enda poolt natukene mõtlemist, sest puhta vee teema on oluline. Kui ei ole puhast vett, toidust on niigi palju juba räägitud, aga meil tõepoolest Eestis ehk ei ole see nii suur probleem, kui ta on probleemiks saanud, siis on teatud riikides on ka puhta õhu probleem. Kui need 3 asja meil ei ole igapäevaselt olemas, siis ühel hetkel meie eksistents muutub küsitavaks. Taaskasutava sisuga mõtete poolest ja ka materjali poolest, kui mõtted muutuvad millekski muuks. Üks selline kalendermärkmik Tapa vallavalitsuse poolt koos kirjapulgaga, mille üks ots on füüsiliselt näha, teine ots on siis nutikalt kasutatav muul riistapuul. Aitäh sulle, jõudu! Nii, aitäh! Muidugi Indrek oli natuke tagasihoidlik ja ei rääkinud sellest, et meil on plaanis tähistada sellel aastal ühe poisi 90-aastast sünniaastat. Ja see mees on siis Järsi küla kõige kuulsam poiss, see on Kuno Areng. Nii et tere tulemast 23. juulil on siis selle poisi sünnipäev, 90 täitub, nii et olete oodatud sünnipäevale. Aga kindlasti tuleb meil kontsert. Aitäh! Aga kui me nüüd täna alustame, siis meie esinejad on kõik sellised väga leidlikud ja väga kirglikud. Ja kindlasti on meil siis naaberküla poiss Marko Pomerants, kes on siis kirglik välipeldiku austaja ja tema tahaks kindlasti rääkida juurde. Nii. Tere hommikust! Vabalt oleks võinud seal olla ka töötu, kes ma praegu hetkel olen, sellepärast et
otsin just sellist tegevust, mis oleks huvitav, väljakutse pakkuv ja hästi tasustatud, aga peldiku seminari puhul kirglik välipeldiku austaja kõlab ka piisavalt hästi ja ägedalt ja ega ma siis sellega seoses nalja ei tee. Ma päriselt ka nii arvan, et kui muidugi vaadata üldse, et inimesed püüavad kõik asju nimetada peldikuks, mis on tualett, et see iseenesest on vale, et minu käsitluses peldik tähendab ikka peldikut ja nii et WC tähendab WC-d, et need ei maksa segamini ajada, et see on nagu Võrumaale minna, ütled igale võrukesele setu, et see on vale. Et võrokesed on ikka võrokesed ja setud on setud. Ja minu meelest on ühe korraliku peldiku juures 2 aspekti olulised 3, et minu meelest seal 3 aspekti ongi. Üks on siis eksterjöör või see, kuidas peldik välja näeb, aga kui me ikkagi Eestimaal ringi vaatame, et igal juhul võib teha mingisuguseid ilusaid värvilisi uksi ja mida iganes, et no eks ta üks putka on ju. Kokkuvõttes, et ükskõik kui loov sa oled. Siis teine aspekt, mis täna võib-olla kõige tähtsam on veekaitseline aspekt, aga ega sellega ka jälle võib-olla, kuidas öelda, väga hulluks ei maksa minna, et igal juhul tähtis ja loomulikult meie teadmised on tänaseks päevaks oluliselt paremad sellest, et veekaitse üldse, kui selline oluline on. Ma statistikat ei ole ju teinud ja keegi vist ei ole teinud, aga ma arvan, et kui võtta Eesti talupidamised, siis kaevust 20 meetri kaugusel on üle poolte peldikutest, et kes see ikka nii kaugele viitsis minna vanasti ka kuhugi nurga taha, et kui õuede peal ringi käia, siis selliseid näiteid, kus ta on 50 või 15 meetri kaugusel on küll ja veel, nii et eks sellega ole nagu ikka, et see, kuidas öelda, mõju on ka seotud sellega, et kui palju seal siis inimesi reaalselt taga on, aga küllap sellest keskkonnakaitsest te räägite täna küll ja veel, aga miks mina olen välipeldiku austaja, mulle meeldib see interjööris toimub ja kui ma võtan siin ka, täna külastasin ühte metsamõisa peldikut, siis mina ütlen, temal üks viga on, ta on liiga väike, et korralik välipeldik peab olema avar, kus saab siis ikkagi rahulikult ennast niimoodi ringi keerata, et tagumik uksest välja jää ja see on oluline. Ja kui inimesed arvavad, et seal on külm talvel, siis mulle just see talv meeldib. Suvel oleksid kärbsed ja ma ei tea, kes kõik, aga talvel kunagi seda probleemi ei ole. Ma eile küll Miniaga vaidlesin, tema ütleb, et naistel ja meestel on selles suhtes vahe, ma olen temaga nõus ja ma teda üles ei kutsu olema kirglik välipeldiku austaja. Kaasaeg seda ka võimaldab, aga mulle endale meeldib lihtsalt see kargus meeldibki. Ja see keskkond seal ja nüüd omaette küsimus on see, et mida siis seal lisaks veel nagu teha. Et siin kirjanik Wimberg on aastal 2003 Päevalehes kirjutanud suure kokkuvõtte või artikli sellest, kuidas erinevad Eesti kirjamehed ja luuletajad, et mida nad siis peldikus teevad ja kes mida loeb ja kuidas, ja see on nagu iseenesest peldiku juurde käiv, aga teisest küljest on nagu, mõelge selle peale, et tegelikult on see natukene kummaline ja naljakas ka. Sa lähed, võtad püksid maha ja hakkad lugema, eks ole, või kellel mis on, et tegelikult palju loomulikum oleks lugeda ikkagi püksid jalas. Aga moodne sõna multitasking, et joo see siis sellisel kujul on eestlaste või ütleme peldiku kasutajate elus olnud ikkagi ka juba, ma ei tea, varsti võib öelda ilmselt, et sajand, et eks siis sealt, kus see asjade algus on. Muidugi võib tegu olla ka informatsiooni ammutamise kohaga. Olev Remso nimelt on kirjeldanud, kuidas tema oli 80. aastal Kasahstanis ja oli nädal aega olnud siis nii-öelda avalikust inforuumist eemal, madusid püüdmas kuskil kõrbes ja siis läks peldikusse ja seal oli Komsomolska Pravda lõiked olid naela otsa löödud ja ta sai sealt teada, et Jaak Uudmäe on saanud olümpiavõitjaks ja kolmikhüppes siis. Mäletame tulemust ka, 17.35 on ju, et mina ise mäletan
ka seda hetke Tammsalus ühest mustvalgest telekast vaadates Vasara tänaval ja tõesti oli vahva hetk, et miks see siis ei võinud väga ülevaid tundeid tekitada Olev Remsus. Kui ma olin noor maavanem Lääne-Virumaal aastal 1995, siis läksin ma külla Kiltsi kooli, Kiltsi mõisa, mis siit ka linnulennult tegelikult üldse väga kaugel ei ole ja sellel ajal seal oli siis välisukse kõrval oligi selle kooli kemps, võib öelda, ja kooli direktor oli maavanema saabumiseks pannud siis lasknud valada nendesse kempsuaukudesse kogu kloori ilmselt, mis toonases Väike-Maarja vallas oli, et maavanem ikka aru saaks, et tegelikult vajadus vesipeldiku järele on ilmne. Selge on see, et tänaseks päevaks see seal ammu ilma kõik on ka juhtunud, aga välipeldik ei pea või üldse kemps ei pea olema oma olemuselt selline rõvepaik, aga nagu ma veel kord tahan toonitada, et kui juba tegema hakata, siis mingisugust nigerikku putkat pole mõtet teha. Avarust peab olema ja siis on ka mõtetele ruumi. Aitäh!